Karina, ma olen 24 aastat vana ja praegu ma õpin 5. kursusel veterinaarmeditsiini Tartus. No mul lapsepõlvest olnud see, et alguses, kui mina olen hästi väike, siis mulle meeldinud alati loomad ja loomadega koos olla. Aga siis hiljem ma hakkasin mõtlema, et kas saada humaanarstiks või minna loomaarstiks õppima. Mul oli nii-öelda perekoer, mis oli suur Kaukaasia lambakoera segu, mis oli mingi 60 kilo, selline hästi suur isane koer, kes oli päris hirmus teiste inimeste jaoks, aga minuga ta oli hästi memmekas, et ma käisin temaga õues ja ta nagu kaitsis mind, kui olnud võõrad inimesed ja me veetsime hästi palju aega temaga koos, aga ma arvan, et minu nagu lapsepõlve selline nagu loomaarsti poolt mälistus oli see, et kui ta oli hästi vana, ta oli 15 aastat vana ja ma tulen nagu koju üksi ja siis ta ei saanud püsti tõsta, sest ta tagajalad läksid nagu alt ära ja see on minu jaoks nagu oli päris traumeeritav kogemus, sest ma olin nagu kodus üksi ja ma nagu ei osanud reageerida sellele, et see oli minu lemmikkoer ka, aga samas see oli nagu selline, et ma esimest korda sain, ma arvan, aru, et nagu loomad ka vanenevad ja meie nagu parimad sõbrad nagu vanenevad ja nad elavad tegelikult nii vähe, et ma arvan, see on nagu selline kõige kurvem, aga samas nagu selle koera seotud minu jaoks oluline mälestus. Meie õppe näeb niimoodi välja, et esimesed 3 aastat on selline teoreetiline õpe, et sul on baasained nagu anatoomia, biokeemia, füsioloogia, et sa õpid, kuidas see terve loom välja näeb, milline ta on. Me õpime küll kõik loomaliigid, mis on, et nagu kass, koer, veis, siga, hobune, et me õpime kõige nende anatoomia, nad küll on suht samad, aga nendel ikka on erinevused, et kui palju erineb see koera seedesüsteem lehma seedesüsteemist, et sa pead teadma, et siis me õpime, kuidas see terve loom välja näeb, siis meil on mingid baasained nagu statistika ja mingi sellised asjad. Ja siis alates 3. kursusel sul juba tulevad kliinilised ained ja mingi patoloogiline füsioloogia, patoloogiline anatoomia, et sa saad haigustest rohkem teadma. Ja siis esimene võimalus minna praktikale ongi peale 2. kursust, kui sa lähed suurettevõttele, siis 3. kursusel sa saad minna loomaarstiabilise praktikale või sa saad siis seemenduskursust teha. Stereotüüpe selle veterinaariõppe juures on hästi palju. Ma olen väga palju kuulnud, et sa lihtsalt ei saanud nagu päris arstiks sisse, seetõttu sa õpid loomaarstiks. On need asjad, siis on ka niimoodi, et see maaülikool on mingi talupoede jaoks ülikool, et kõik õpivad Tartu ülikoolis, aga see maaülikool on nagu lihtsalt Tartus olemas. Mul pereliikmetega on niimoodi, et osad hästi toetavad ja ütlevad, et nii tore, aga osad on küll sellised, kes ütlevad ikkagi, et loomaarst ei ole päris arst. Eriala on väga pingeline just selle poolt, et esiteks see õppemaht on väga suur, pluss on see, et sa pead arvestama, et sa oled 6 aastat nüüd ülikoolis, pluss on see, et see töö ise on väga pingeline, et ma arvan, loomaarstiks lähevad õppima sellised suure empaatia võimalusega inimesed, kes tahavad loomadele aidata. Kahjuks alati see ei ole võimalik ja kahjuks see ei ole alati võimalik just nagu näiteks, et omanikul ei ole raha või on lihtsalt selline pere, kes väga ei taha ravida oma loomi. Minu nimi on Kai Laars ja ma olen loomaarst ja kliiniku juhataja Tallinna väikeloomakliinikus. Kahjuks loomaomanikud on ka väga suur stressiallikas, sest nende teadmised ja arusaamad on väga erinevad. Vahel nad ühtivad loomaarsti omadega, vahel mitte. Loomaomanikuga suhtlemine on küll see suht ootamatu, keegi ei räägi sulle, kui palju sa tegelikult peab loomaomanikuga suhelma ja see, et sa tegelikult, ma arvan, enne kui sa tööle lähed, sa tegelikult ei saa aru, et loomad varjuvad oma probleemid väga hästi
ja nendega on küll see, et tegelikult kui sul koer või kass rohkem ei söö ja ei liigu, siis tegelikult on juba mingi 2 nädalat tegelikult haige olnud, sa lihtsalt ei teadnud sellest, sest ta varjub seda nii hästi. Ja sa pead seda anamneesi kokku korjama inimestest ja vahepeal on küll inimesed, kes on mingi, ma ei tea, see on mingi minu ema kass, ta ütles, et ta ei söö ja siis ta käib õues ja ma tegelikult ei tea temast mitte midagi, ma näen teda kord nädalas, nüüd ravige teda terveks, et see on väga frustreeriv. Ja kindlasti omanikudel on vahel väga raske aru saada, et need haigused on loomad on samad nagu inimestel, et noh, mida rohkem ma töötan, seda rohkem mulle tundub, et inimesed ei saa seda nagu loomavalu projitseerida, et nad ei saa kujutada ette, et kui neil oleks sama haigus, kui valus see oleks. Mul on niimoodi, et ärevus mul on olnud juba kooli ajal. Mul oli kogu aeg see ärevus, et nagu ma ei jõua midagi, et ma saan mingi halb hinne või midagi. Siis ülikoolis mul on ärevus, et ma mingi jään maha, ma ei saa mingi eksamit tehtud, ma ei saa kooli lõpetatud. Ja pluss tööl on ka, et sa vahepeal alati tunned, et võib-olla ma olen ebapädev, võib-olla ma teen midagi valesti, et sellega on niimoodi, et selline nagu viga hind on väga nagu suur selle loomaarsti tööl, et see on looma elu või siis loomaomaniku usaldus. Et vahepeal sul on küll selline tunne, et sa tunned nagu töölt kodus ja sa tahad lihtsalt olla, et sa ei taha mitte millegagi tegeleda, sa tahad lihtsalt, ma ei tea, mingi seina vaadata. Ja eriti praegu käib väga palju netis, et keegi ei ütle head sõnad loomaarstidest, vaid sa võid nagu terve tema pereloomi ära ravida ja sul üks sureb ära ja siis inimene paneb seda halba kogemust Facebooki sinu perekonna nimega, et sa oled nii halb arst ja ma ei soovita tema juurde minna ja ta mingi tappas minu kassi ära. Et sellega on küll nagu väga pingeline ja kliinikutes ka, et inimesed helistavad ja me soovitame mingi teisse kliinikusse minna, sest meil ei ole seda spetsialisti näiteks ja inimesed on kohe, ma ei taha sinna minna, mul mingi sõbrakass suri seal ära, ma ei lähe sinna, et kohe niimoodi ja keegi väga ei pane avalikult need head sõnad, vaid alati panevad halbad, et ma arvan sellega ja see ärevus on nagu päris suur. Suitsiidiriski kohta on teinud väga palju uuringut Euroopas ja tegelikult üks suur uuring oli Eestis ka tehtud. Ma arvan, Eestis küll tuli välja, et see suitsiidirisk ei ole nagu nii kõrge, et pigem on see depressioon, läbipõlemine ja selline ärevus ja see, et noor loomaarstid ei taha väga loomaarstina töötada. Aga see üldine suitsiidirisk, ma arvan, on väga kõrge sellest, et just loomaomaniku suhtlemisest ja see, et sa saad kohe Facebookis ja igal pool nagu halb tagasisidet ja inimesed ütlevad igal pool, et sa tappasid nende loomad ära ja need ei saa aru, et sa tegelikult aitasid ja sa tegid nagu ennast parimat. Aga ma arvan, see lihtsalt, et inimeste jaoks võib-olla on väga suur koormus. Tööpinge ja stressi osas ei ole ühtegi koolitust, mida saaks ette võtta või teha. Et sa saadki anda teadmisi, aga kõiges sa ei saa anda oskusi. Ma loodan, et Eesti veterinaaria jätkab oma arengut ja kindlasti jätkab tublide loomaarstide koolitamist. Ja ma loodan ka, et lõpetajad on huvitatud ka siis nii-öelda spetsialiseerumisest, suudavad valida omale kindlamaid valdkondi ja alasid, millega tegeleda. Kas suund on õige praegu? Sellele ei saagi vastata. Ütleme nii, et ma arvan, et Eesti veterinaaria liigub ikkagi õiges suunas, ehk siis on näha pidevat arengut. Loomaarstid üritavad rohkem, loomaomanikud nõuavad rohkem. Jah, see kõik on ülimalt stressirohke, aga ma arvan, et veterinaaria kui selline tegelikkuses liigub õiges suunas. Minu meelest Eesti veterinaar tulevik on see, et tuleb
ma loodan, et tuleb nagu selline suur vool noor loomaarsti, kes nagu hoolivad enda vaimse tervise, kes oskavad oma piirid paika, kes ei anna oma numbrid klientidele, et saate mulle igal ajal kirjutada ja helistada.